Ja järgmisena paluksin härra Jüri Adamsit, kes räägib meile piiri läbirääkimiste küsimusest. Aitäh, lugupeetud kaasvõitlejad. Üsna raske on pärast pateetilise tonaalsusega olulist pikka ettekannet minna hoopis teist tüüpi jutu juurde, aga ma üritan seda teha. Tahan rääkida kahest teemagrupist. Üks on selles raamatus, mis on andnud põhjuse meil täna siin rääkida, selles olevast minu artiklist, ja teiseks ma tahan rääkida mõningatest asjadest, mis minu arvates ei ole selgelt ära räägitud, aga millest me ei pääse. Üldiselt ettekanne, tavaliselt, kui keegi peab mingit ettekannet, siis ta annab millestki teada, mida ta teab või mõtleb. Mul on selles mõttes natukene vastupidine roll, et minu lühikene ettekanne kujuneb loendiks asjadest, mille kohta ma võin ütelda, et ma ei tea, kas nende kohta üldse midagi või ma ei tea piisavalt palju või see, mida ma tean, ei ole küllalt usaldusväärne. Nii et see tuleb teatud niisugune kurtmiste loend. Esiteks läbirääkimiste kohta käiv lühiartikkel selles kogumikus. Aitäh, Aldo Kalts, et ma sain võimaluse seda kirjutada, aga selle kirjutamise tingimused täheruumide mahult ja leheküljede arvult olid sellised, et see jäi kindlasti alla selle teema igati mõistlikule käsitluse pikkusele ja ma püüan praegu ütelda mõned järeldused, mis võib-olla ei tulnud sealt väga hästi otseselt välja. Esiteks on see, et Eesti ja Vene riikide vahel toimusid riikidevahelised läbirääkimised, mida viisid läbi riiklikud delegatsioonid. Ja need läbirääkimised lõppesid 1994. aasta sügisel. Nüüd läbirääkimiste delegatsioonide üks osa, nii venepoolseid liikmeid kui Eesti-poolseid liikmeid moodustasid piiri läbirääkimiste töörühma, see oli üks mitmest töörühmast, aga samal ajal nad olid ka üldise delegatsiooni liikmed. Nüüd, meie peaaegu ei tea mitte midagi, mida on omavahel rääkinud need piiriläbirääkimiste töörühmad ja on üsna ebamäärane pilt sellest, mida riikidevahelistel delegatsioonidel üldse piiriküsimustest räägiti. Miks see nii on? Esiteks, sellest ei ole tõsiselt võetavalt kirjutatud. Säilinud materjalid on minu teada Välisministeeriumi arhiivis. Senised kättesaadavad uurimiskatsed on toimunud mitte nende arhiivimaterjalide põhjal, vaid ajaleheteadete põhjal, kaasaegsete põhjal. Need on lünklikud ja päris kindlasti kõiki neid ajaleheteateid ei saa usaldada. Nad ei ole usaldusväärsed, nad ei ole tõeväärsed. Nii et kui keegi räägib, et toimusid piiriläbirääkimised, siis kerkib küsimus, et kes rääkis, millest rääkis, kuna rääkis täpsemalt. Ja pigem nüüd tuleb tulemus selle kohta, et kindlasti saab väita seda, et Eesti delegatsioon on andnud teada, et Eesti lähtub oma piiri
soovides Tartu rahuläbirääkimiste piirides ja Venemaa delegatsioon on öelnud vastupidi, et ainukene mõeldav piirijoon on Nõukogude Eesti piirijoon. Ja nüüd kas peale nende lähtepositsioonide deklaratsioonide, mida ilmselt korrati rohkem kui üks kord, kas peale nende on veel midagi räägitud selle kohta ja ma esitan ainult ühe suure küsimärgi, ma ütlen, et ma ei tea seda. On võimalik, et on olnud mingisuguseid dokumente, on võimalik, et on olnud mingisuguseid eraviisilisi muid jutte, delegatsiooni liikmete vahel näiteks, aga päris kindel selles olla ei saa praeguste teadmiste hulga. Praeguste teadmiste põhjal paistab niimoodi, et kogu nende läbirääkimiste käigus, ja siin tuleb nüüd arvestada seda, et need riikidevahelised läbirääkimised olid sisuliselt ilmselt umbes 1993. aasta kevadeni, pärast seda see muutus põhiliselt Venemaa propagandasõja osaks, mis oli suunatud Eestis toimunud mitmesuguste reformide vastu, näiteks kodakondsusküsimus, välismaalaste küsimus ja paljud muud, mis Venemaale olid mida Venemaa oleks arvanud, et Eesti oleks pidanud käima teistmoodi ja mille vastu oli üsna suur ülemaailmne propagandasõda, mis täitis ka neid neid riikidevaheliste läbirääkimiste valdava osa ajastut 1993. aasta teise poole kuni 1994. aasta lõpuni. Ja paistab, et kumbki pool, aga meie jaoks on see oluline, et Eesti pool ei ole kordagi esitanud ei ametlikult, mitteametlikult, ei üksikute delegatsiooni liikmetena ühtegi ettepanekut, et piir võiks minna kuskilt vahepealt mingisuguse kolmanda variandini. Paistab, et ei ole kunagi tõstatatud küsimust, et kas ei võiks olla enklaave. See on täiesti võimalik, tol ajal ka meile lähim Nõukogude Liidu sisene enklaav oli mitmest väga kaugel Venemaa ja Valgevene piiril. Ei olnud ka ilmselt keegi tõstatanud küsimust, et võiks olla mingisuguseid ühishaldamise vorme, ei olnud ka ettepanekuid mingite spetsiaalkokkulepete suhtes, näiteks kas või kohalike elanike õiguste suhtes. Nii et siin jääb suur küsimus üles, et minu ettepanek oleks pigem see, et Välisministeerium võtaks selle asja ise üles. Need asjad arvatavasti ei oma enam mingit vajadust, et nad oleksid arhiivis kuidagi mitte kättesaadavad ja sellest oleks vaja avaldada. See on nüüd esimene minu väide, mida ma teeksin ettepaneku, et oleks vaja teada, et millest siis tegelikult on räägitud või millest ei ole. Sest praegu jääb üldine mulje, et kui see riikidevaheline delegatsioonide läbirääkimine kujunes üldiselt suureks läbikukkumiseks, millel ei olnud mingit tähtsust, siis see piiriküsimuste aspektist tundub, et tegemist oli täieliku fiaskoga. Ja et praegusel hetkel ei suudaks ma midagi ütelda. Nüüd edasi, teine küsimus, mille juurde ma tahaksin tulla, on see, et ma arvan, et meie teadmiste, Eesti avalikkuse teadmiste üks põhiline probleem praegusel ajal on see, et meil ei ole olemas ühtegi tõsisest võetavat Nõukogude okupatsiooniaja või Eesti NSV aja ajaloo käsitlust. On üksikuid killukesi, aga tervikkäsitlust ei ole ja nii palju kui mina tean, ei paista ka kuskilt tulemas lähemate 10 aasta jooksul. Sellega seoses tekib küsimus, et needsamad maa-alad, tähendab Ida-Petserimaa ja Narva jõe tagune, mis olid eraldatud Eesti NSV küljest,
et kui nüüd hakatakse nendega Eesti NSV ajalooga tegelema, siis kas hakatakse tegelema ka nende aegade ajalooga. Ja mina arvan, et peaks tõstatama niisuguse küsimuse, et ilmselt ettevalmistustööna oleks vaja läbi töötada nende alade ajalugu, ütleme siis. Ma arvan, et see peaks algama vähemalt siis 41. aastast, aga formaalselt võiks siis võtta ka 44 või 45 siis kuni tänapäevani, et mis nendel aladel toimus, sest et paistab, et üldiselt Eesti avalikkuse teadvuses on selle koha pealt üks suur must auk, haigutav auk. Minul täpselt samamoodi, et ma praegu esitan mõne versiooni, aga võib-olla ma eksin milleski, aga ma ei ole kõike lugenud ja kõike ei tea, aga minu arusaamine sellest asjast on praegu niimoodi, et kõigepealt tuleb käsitleda eraldi Narva jõe taguse küsimust ja Petserimaa küsimust, sellepärast et sisuliselt need asjad on väga erinevad. Ja erinevus algab kõigepealt sellest, et Narva jõe tagune tuli teisest maailmasõjast välja täielikult purustatuna ja selliselt, et tõenäoliselt seal ei olnud enam elamas mitte olulisel arvul kohalikke elanikke, kes olid seal elanud enne sõda. Nii et, ja nad ei saanud ka võimalust tagasi tulla väga mitmetel põhjustel. Kõigepealt Nõukogude Liidul ei olnud üldse niisugust ettevõtmist, et kedagi tagasi tuua kunagistesse kodukohtadesse ja ingerlastega oli üldse läinud väga keeruliselt, nad olid sattunud kõigepealt Soome ja siis neid väntsutati edasi mitmesugustes Nõukogude Liidu väljasaatmiskohtades. Seal alal elanud venelased tõenäoliselt asuvad kõike nende järeltulijad praeguses Eestis, nende hulgast on ka silmapaistvaid meie riigi inimesi tulnud ja nüüd arvuliselt on see probleem niisugune, et põhimõtteliselt üks moment, kus mul on see siin üles kirjutatud, peaks olema tegemist umbes suurusjärguga 10 000 inimest, nendest enne sõda statistika on natukene raske, sellepärast et nõndanimetatud Jaanilinn ei olnud enne teist maailmasõja mingisugune iseseisev linn, see oli üks Narva linnaosa, nii nagu ta oli olnud Rootsi ajast peale 300 aasta jooksul, nii et see linnaks arenemine toimus alles Nõukogude ajal, kui üldse või saab sellest rääkida ainult praegu. Minu oletus on praegusel ajal seal maal elavad inimestel ei ole mingit olulist sidet inimestega, kes elasid seal enne sõda. Nii nüüd mulle öeldakse, et aeg hakkab juba läbi saama. Petserimaa puhul on asi natukene keerulisem, Petserimaa osa ja mõnes mõttes lihtsam. Eesti küljest ära lõigatud alad moodustasid Pihkva oblasti Petseri rajooni elanikkonnaga umbes 40 000 inimest. Nendest ja nende järeltulijatest praegu elab sellel maal umbes 10 000 ja sinna on juurde rännanud mujalt veel umbes 10 000 inimest, nii et praegusel ajal Eesti Vabariigi kodanike järeltulijad kindlasti ei ole rohkem kui pool, tõenäoliselt vähem sellest elanikkonnast. Kuhu jäi ülejäänud 30 000 on küsimus. Mina väidan seda, et nemad asusid ümber Eestisse väga mitmesugustel põhjustel. Eestlased asusid ümber kindlasti sellepärast, et oma lastele saada kooliharidust anda siinsetes koolides.
kindlasti kultuuriliselt võõrast ümbruskonnast lähtuti, setude probleemid olid enam-vähem samuti, aga suurem osa nendest 30 000 olid ju etnilised venelased ja nende puhul tuleb arvata, et üks asi, seda tuleks käsitleda teatud määral jalgadega hääletamisena Nõukogude võimukorralduse ja elu vastu, aga kindlasti ka põgenemisega äärmiselt viletsatest majandusoludest. Nii et põhimõtteliselt need inimesed on ju olemas, mõlemad inimesed. Eesti riigil ei peaks olema raske ega kallis otsida need inimesed üles ja anda meile selge arusaamine, küsitleda neid kas või ja uurida järele jäänud dokumente, miks, kuna need inimesed lahkusid, kui palju selles oli vabatahtlikkust, kui palju oli selles sunnitust. Kui ma olen sellel teemal rääkinud, siis vahel on öeldud, et loomulik migratsioon võis ju see olla. Mina arvan, et ei ole tegemist loomuliku migratsiooniga, kuigi ei saa ka väita, et oleks tegemist otseselt olnud väljaküüditamisega. Et sellele nähtusele võiks ju oma nime anda. Mina ka mõtlesin, et eesti keele sõnadest, mida ma oskaksin sel puhul öelda, et need Eesti Vabariigi kodanikud Ida-Petserimaalt puksiti välja ja nad läksid üldiselt minema vastumeelselt. Ja need oleksid võib-olla need asjad, mis oleks vaja eeltööna või kui mitte eeltööna, siis vähemalt selleks, et me saaksime arusaamised piiri aspektidest, meie arvates piiri küsimust ei saa käsitleda ilma nende inimeste saatuse, huvide ja õigusteta, kellesse see piiri kulgemise küsimus üldse jookseb. Aitäh tähelepanu eest ja vabandust aja ületamise pärast. Sama probleem umbes nagu härra Kalsile artikli kirjutamisega, et ei ole võimalik väga lühikese ajaga või väga väikses mahus kõike ära ütelda. Nende probleemide tõstatamisest, sest ka minul on kokkupuudet olnud Petserimaa vanemate inimestega, kelle lapsed tulid ära Eesti praegusse tehnikaülikooli ehk tolleaegsesse TPI-sse õppima ja see migratsioon oli suures osas tingitud ka sellest, et haridusvõimaluste erinevus seal ja siin.